Ja tšau kõigile, tere tulemast kuulama Kütsi peatuse 8. episoodi. Ütleme siis poistele tere ka, tere Urvo, tere Kristo tere. Ja tere Kaspar. Tervist. Tere pidin ütlema. Jaa, väga hea. Kelle jaoks siis Urvo nimi on võib-olla natukene võõras, siis tegu on meie oma Dakari sõitjaga, kes meie arvutuste kohaselt on umbes 12,500 kilomeetrit tüüne sõitnud kõrbes erinevate Dakari startide käigus ja siis 2025 aastal lõpetasite 13. kohal, ehk siis 12. lõpuks. 12. lõpuks, ehk siis esimene Eesti ekipaaž, kes Ultimate klassis on lõpetanud, on ju. Räägi meile sellest, kuidas sa üldse selle motospordini jõudsid. Nagu üldisemalt, mitte ainult Dakarini, vaid nagu motospordini üldiselt. Ja, alguses võib-olla see sport oli kuidagi nagu see tuli nagu hiljem juurde võib-olla, aga ma olin nagu alguses sain ikkagi üles poole, et see sai nagu sellest rohkem alguses, et ma olin ikkagi rohkem sellisest nagu maastikusõidust nagu väga huvitatud, et kui ma olin mingi 11-12 aastane poiss, siis ma avastasin interneti ja siis ma nägin Eesti Offroad klubi mingeid esimesi üritustest, mingeid pilte internetis ja siis kuidagi sealt ma olin nagu hetkega lummatud. Ja siis kuskil 2001 ma mäletan, oli siuke võistlus nagu Lumetorm ja seal oli siuke auto nagu Uni Eebik ja Margus Speeds, kellel oli nitro ja millega tehtud Unimoogi sildadega Veep Wrangler. Ja kui see seal pimedal ööl sõitis ühest mäest üles niimoodi, et sinine leek oli summutist väljas, siis ma mäletan, et tollel hetkel käis sees mingi klõps ära, millest ma ei saanud enam nagu igatahes pärast seda oli kõik elu muutus nii mõttetuks või vastupidi sain just nagu mingisuguse mõtte, sellepärast et pärast seda oli nagu ainukene eesmärk oligi kogu aeg nagu igasugune maastikautodega ja nende võistlusega seonduv asi. Aga siis see nagu, seda ma sain nagu väga pikalt harrastada, et sellest ma võin nagu pikemalt kunagi rääkida, aga sealt see alguse sai. Aga mis see esimene võistlus sul siis oli ja mis see auto sul täpselt oli siis esimesel võistlusel? Ma tegelikult nagu kõigepealt alustasin, olin ikkagi kaardilugeja, sest mul alguses ma ei olnud seda juhilubegi, et aga kui mul isa ka nagu võistles offroadi tollel ajal, siis tegelikult vist kõige esimene võistlus oli mul 2004 sügis, oli mingi võistlus veel, mingi sügissõit meil nagu tulele offroadid olid, et siis ma olin seal nagu vintsimees või kaardilugeja ja siis ja esimest korda ma roolis olin äkki 2007, see oli Jeepse Rokke oli, see klapper jahil oli, siis ma sõitsin, et see oli juba esimene auto. Aga kui palju sa pidid muutma sellist autot, et üldse sellest osa võtta? No siis ma sõitsin ikkagi seda originaalklassi, et seal oli ütleme käepäraste vahenditega, et vints ja natukene kergem tõste ja mingisugused suuremad rattad alla ja põhiline oli muidugi tollel hetkel minu jaoks, et sumps oli vaja ära lõigata, et kõik otse toru oli vaja 4-liitrisel jeebile panna, et muidu ei olnud seda õiget jeebiku efekti, et ikkagi see oli vaja kätte saada. Aga kui me nagu siit jõuame põgusalt selle off-roadi pealt jõuame Dakarini, et kuidas see su nagu unistuseks sai või nagu miks mitte siis nühkidagi seda off-roadi Eestis ja Euroopas ja siin mingi lähiriikides, kuidas sa selle Dakarini jõudsid? No nagu ikka elus, et see nagu iga asi mingil hetkel nagu hakkab natuke rohkem amendama, et see nagu kolliga off-roadiga oli, ma tundsin, et nagu seda oli juba nii kaua tehtud erineval moel. Siis ma mõtlesin, et kuskilt on ikkagi vaja mingit järgmist sammu teha ja off-roadil ei ole mingit sellist, nagu ma ei tea, mingit sellist ülikuulset ja suurt ja uhket üritust, et seal on ikkagi sellised väiksemad ja nii-öelda niši, ütleme, üritused. Ja siis nii-öelda loomulik järg ongi ikkagi see nagu rallireid ja Dakar, et see on selline ikkagi suuresti maastikul sõitmine, aga lihtsalt vähe kiiremate autodega ja kuna off-roadi sõitmise ajal mul ka ikkagi alati selline nagu kiiremad katsed ja sõidud nagu alati meeldisid, et siis see oligi selline nagu loomulik jätk, et siis ma enne, kui ma sinna hakkasin veel seda rallireidi asja tegema, ma natuke proovisin mingid rinkat Eestis sõita, mul üks kolleeg ja sõber nagu rääkis, et sõitis, siis ma mõtlesin, okei, ma tahan ka proovida. Siis kui seda ringrada sõitsin, siis ma sain ka aru, et mul tegelikult nagu selline kiire sõit ikkagi sobib, et võib nagu proovida. Aga missugusteks, mis su kiirused on Dakaris? Mis need välja lähevad seal? No seal on jällegi tehniliselt on piiratud, et 170 on Ultimate'i nagu see kiiruse piirang kõikidel ja see on kõige kiirem nagu nii-öelda klass, et tegelikult
SSV, millega nüüd siin Toomas Triisa käis sõitmas paar aastat tagasi, et sellel on 125 ja siis on nüüd see Challenger klass, on see järgmine aste ja kõrgem on, toondel on 135, tsiklitel on 145 ja veokatel oli ka vist 145. Tuleme korra täitsa algusesse, et kuidas üldse Dakarile peale saab, kas seal on mingid tingimused, kas sa pead täitma mingid etapid ennem, mingi kvalifikatsioon kuskil? Ei ole õnneks selle koha pealt ei ole keeruline, et see on ikkagi, sul on vaja saada seda nii-öelda võistleslitsentsi, et erinevates riikides käib see erinevalt. Eestis vähemalt ei olnud sellega probleemi, et saada seda rahvusvahelist nagu nii-öelda võidusõidulitsentsi, aga muidu muu koha pealt ei ole probleemi, peavad lihtsalt nagu vastama nendele nõuetele, mis seal on, mis on nagu päris palju, nagu ikka autospordis kõik need turvanõuded ja tehnilised küsimused, et neid on nagu väga, väga palju seal. Aga räägime siis korra veel, võtame ühe klassid ette, et mis on üldse Dakaril nagu klassid? Sina sõitsid Ultimate, aga mis seal madalamad on, mis need kõige nagu madalam otsaklassid on? No kõigepealt on nagu nii-öelda, ma ei tea, hinna mõttes on kõige mõistlikum tsiklitega sõita, et see on nagu kõige soodsam kindlasti, et seal on ka erinevad klassid tegelikult nende tsiklite sees, aga nendest ma nii väga palju ei tea. Aga ja siis nagu nii-öelda 4-rattalistest on siis kõige soodsam on see nagu SSV klass, kus siis peamiselt sõitakse Can-Ami ja Polarise nende nii-öelda UTV-dega või pagidega. Ja siis järgmine etapp sealt edasi on Challenger, et see on selline nagu ütleme prototüüp SSV-d või nii-öelda ka ikkagi siuke väikse rattaga, hästi kerged, siuksed kuni 1100 kilo vist on nende see miinimumkaal, et sellised nagu kerged ja väiksed kuni 1000 kuubikut on mootori maht, et nad on siuksed nagu igatahes siuksed parajad väledad asjad teatud tingimustes. Ja siis järgmine etapp ongi sul see, aga tegelikult on nüüd veel vahepeal see mingi stock-klass tekkis, kus tegelikult on siiamaani viimased paar aastat on ainult umbes 2 osalejat olnud. Aga nüüd järgmine aasta vist lubatakse, et Land Rover tuleb oma Defenderiga sinna ja keegi veel. Nad peaksid olema nüüd siis nii-öelda nagu originaal mingisuguse auto põhjal ehitatud autod, et paned alla puuri sisse ja paredad vedrustust ja siis saad sõita. Ja meil on siis see Ultimate nii-öelda, mis siis on nii-öelda, seal Ultimate ja sees on ka veel erinevad klassid tegelikult, sest sul on ka veel tagavedu eraldi ja 4-vedu ja vist isegi veel peetakse arvestust ka mingi diisli ja bensiini kuidagi arvestus oli ühend vanasti, ma täpselt ei tea. Igatahes, et need arvestusi on palju seal ja viimane asi on veokad muidugi, et veokad on ka omaette veel tegevus. Et ma olen alati nende veokate osas olen nagu kõige rohkem mind on nagu võib-olla kõikidest nendest asjadest nagu hämmastanud, kui kiireid ja kui nagu ulmeliselt hästi need asjad sõidavad seal, et kaalub, ma ei tea, 15 tonni ja lendab nagu jah. Aga palju praegu Eestist ju veokatega ei sõida keegi enam, on ju, praegusel hetkel. Kunagi ju 90-ndatel oli see kõva 3-ne ekipaaž, kes ka 91 aasta ju poodiumile tulid oma klassis. Enam siis ei sõida keegi Eestist veokat, on ju? Okay. Ei, see ei ole, aga see veokas on nagu, kui me nüüd kuludest räägime, siis nagu veokamehed on ikkagi nagu need kõige karvasema rinnaga mehed, et osavõtutasu on juba nendel minu arust 3 korda kõrgem kui autodel, et nagu... No ja ilmselt auto ehitamine on ka kõvasti kallim kui ükskõik millise teise auto ehitamine. No neil on mingid plusse ka ikkagi, minu arust kütuse kulu, neil ikkagi diisel on tasuta seal Saudi Araabias, et selle pealt teevad kokku ja ma ei tea, rehvi kulu vist on ka neil, et nad ikkagi iga päev ei pea rehve vahetama, aga muidu see kogu see asi ise on päris karm. Sa vahetad siis peale igat sõitu rehve, on ju? Meie vahetame iga katse nii-öelda erel, rehvid ära, et tagavara võib-olla jätame mingid siuksed nagu vähe kulunumad või neid ei pea alati uued olema, aga need nii-öelda, mis katse stardis on uued, et see on ka. Aga kui me nüüd jõuame aastasse 2023, kui sa esimest korda startisid Dakaril, mis tunded sul valdasid üldse, kui sa sinna starti läksid või üldse kohale juba jõudsid ja teadsid, et nüüd on nagu Dakari start? Ja palju see üldse erineb nüüd viimasest stardist? Kas siis oli nagu närv suurem näiteks, peopesad olid ikka igised enne esimest starti ja... No jah, võib-olla olid, aga ma nagu, täpselt nii, mul ei ole nagu mingit hullu mälestust sellest hetkest, et ma lihtsalt mäletan, et nagu see esimene Dakar oli kindlasti nagu äge tunne oli, kõik see meeskonna vaim oli meil selline väga kuidagi mõnus ja positiivne ja sõbralik ja kõik oli selline nagu, kuidas ma ütlen,
kõik nagu toimis, ei olnud mingit suurt draamat ja stressi ja see esimene katse oli meil tegelikult proloog üldse, mis oli seal samast esimesel aastal oligi, kuna oli see koroona aeg ka veel, et siis vist ei tahetud meid väga linna peale kuskil kaugele lasta, siis tehti see samas kuskil laagri kõrval oli mingisugune lihtsalt lintide vahel mingi väike mõttetu ring. Siis noh, ja seal lubati kirjutada ka kiiruslegend, ma mäletan, et see oli niimoodi, et nagu jala võisid läbi kõndida, see oli mingi ala 3-kiidne ring, et kes seal rallimehed olid, et need võisid nagu läbi kõndida ja said endale nagu selle, nagu ralli nii-öelda pace node'it kirjutada. Aga no me Ristoga ei teadnud midagi, mis need pace node'id ongi, et mis me kõnnime seal ikka läbi ütleme, et vasak parem, et ei hakka nagu segi ajama. Sõitsime läbi sellega, aeg ei olnud mingi väga hea ja nagu selles, aga oligi kogu aeg sisendasin endale, et suht suva, mis aeg on, et sest ega see nagu ei ole selle Dakarilise proloogi ei ole absoluutselt oluline. Et see oli võib-olla rohkem meeles, et kuidagi niimoodi proovisid rahu säilitada selles ükses nagu esimeses stardis. Ma mõtlen just seda, et seal ei ole ju, noh, või üldse, kuidas see kaardi lugemine seal käib, sest tegelikult sa paned ju lihtsalt, hakkad ajama kuskil päikse suunas ja või midagi siukest, et või kuidas sa nagu... Ei, no nii hull ei ole, ei no ikka selles mõttes, et korraldajad on selle raja läbi sõitnud ja nagu, ma ei tea, kui keegi teab, siis nagu rallis on sul vaata nagu see roadbook, millega sõidetakse üle sõite tehakse katselt katsele, et siis põhimõtteliselt analoogne asi on meil kogu katse ongi meil üks roadbook, kus on sul nii-öelda vahemaad, distantsid, siis on sul nooled näitavad, kui mingid ohukohad või mingid nüansid, ma ei tea, kas on mingid auk või rööbas või kivi või mingisugune asi, siis see on sinna ära märgitud. Ja eeldusel, et sa oled õigel teel, siis see peab ka paika ja või et eeldusel, et sa oled õiges hetkes nullinud selle nagu eelmise punkti, kus see nagu distants on mõõdetud, et selles mõttes siis ta peab paika, aga ja tüünides on jah niimoodi, et seal me sõidame hästi palju kursi järgi, et nagu mere peal põhimõtteliselt, et kui sul on, et meil ei ole seal mingisugust rada ees, et sa lähed tüünides, siis öeldakse, et kurs 300 ja siis ma ei tea 8 kilomeetrit ja siis mis Risto ülesanne siis jälgida, et me nagu kursist kõrvale ei kaldu, et põhimõtteliselt sellest punktis, kus meil oli nii-öelda legendis, et 300 kurss, siis me peame hoidma 8 kilomeetrit keskmiselt seda kurssi, aga seal ei ole mingit sirget teed, siis sa käid üles alla ja paremale vasakule ja siis sa nagu pead kogu aeg suutma hoida nagu sellist nagu sihti. Et see on võib-olla see keeruline osa, aga seda tüünide osa on tegelikult kõugu see rada ei ole meil tüünides, et tegelikult see aasta oli meil ju viimased 3 päeva ja ütleme keskel oli veel võib-olla, et võib-olla siuke sellest 5000 võib-olla siukene 4 või ütleme, 700-800 võib-olla on seda tüüni, et ikkagi suurem osa on ikkagi muu selline kiirem kivine ja kõrbene maastik. Kui pikk see distants üldse siis kokku on? Kogu võistlus on 5000 on nagu katseid umbes ja siis kogu võistlus on umbes 8000, et seda siis 14. Siis ikkagi peab paika enam-vähem see lause, mida ma olen kuulnud, et Dakar paneb ühe ralliga umbes sama distantsi, mis Verts paneb peaaegu kogu hooaega või? No võib nii öelda, sest meie tavaline päev Dakaril on siuke 400+ kilomeetrit on kiiruskatseid, et üks päev, et siis põhimõtteliselt üks päev on nagu rohkem kilomeetreid katsel kui rallis, aga seda ei saa muidugi niimoodi võrrelda, sellepärast ikkagi see ralli võib-olla see intensiivsuse aste on ikka oluliselt kõrgem, et nemad nagu viilivad seda viimast sekundit igas kurvis, et meil on nagu ikkagi selline oluline hoida keskmist ühtlast ja navigeerimisega samamoodi, et kui sa võib-olla mõne koha peal hakkad liiga uljalt kihutama, siis läheb sul navigeerimine sassi ja sa kaotad rohkem, et sa pead nagu mingites kohtades pead hoo maha võtma, natukene mõtlema, kuhu sa lähed, et see ei ole kogu aeg selline silmad ruutust tallamine. Aga kui me juba katsetest räägime, kuidas siis on, kas sul tiim siis rändab nagu punktist punkti kaasa kuidagi või kus tehnilist kontrolli tehakse ja kuidas te nagu üldse siis konkurenti jälgite, et vaatad ikka, tahad vahepeal teada, kas ma pean nüüd juurde panema või vaatame, kuidas see nagu võistlus käib seal? Seal on jälle niimoodi, et seal on eraldi FIA-l on nagu priority driverid, ehk siis nemad põhimõtteliselt peavad oma katsestardiski panema spetsiaalselt oma telefoni kinnisesse kilekotti ja siis katse lõpus võtab kohtunik, avab sulle selle kinnise kotti just selle sama eesmärgiga, et sa ei saaks nagu vaadata, mida su konkurendid teevad, meeskond ei saaks sulle saata mingisuguseid sõnumeid või mis iganes ja mingit infot on ju, et sa võistled, aga see on kehti priority driveritele, meil õnneks seda ei ole olnud ja võib-olla järgmine kord on, seda ma ei tea, aga igal juhul, et see tähendab seda, et
ka kaardilugejal ja juhil ei tohi olla nutikellasid või mingisugust Karmini mingi Epsuga kella, mitte midagi ei või olla, millega sul oleks võimalik nii-öelda sinu liikumist kuidagi kõrgemalt jälgida. Ja siis see aasta, aga ma tunnistan, et kuna meil seda piirangut ei olnud, siis ühel nii-öelda meil katse sees on ka vahepeal nii-öelda neutralisatsioonialad, kus kas mingi ülesõit või mingi asi, kus tul tekib niisugune ala 3-minutiline aeg, nii-öelda väike varuaeg põhimõtteliselt, kui nii, sa võid jälle sõita. Siis ma seal ühe korra ikka avasin üks katse, siis vaatasin, me oleme nagu 4. kohal, siis kuna sa ei taha jällegi Dakari trikk on see, et sa ei taha nagu jälle katset võita või ees otsas olla, sest et sa järgmine päev oled kohe nagu siis seal nii-öelda rada avastamas ja sul väga tihti on see, et sul ei ole ühtegi helge ees. Ja kui sul pole ühtegi helge ees ja niisugune suur lai kõrb on, siis on väga palju jääb sul seda nagu navigeerimise riski sinna. Ja siis, igatahes siis oligi, mina vaatasin, ma olen 4. kohal, ütlesin Ristole, et mina ei taha olla 4. kohal, et pigem tahaks kuskil seal, ma ei tea, 8-10 olla ja otsime nagu O maha, aga tollel katsel oligi niisugune väike nüanss, et see kõik nii-öelda hästi paljud sõitjad olid eksinud, kuna seal oli legendis oli üks ebatäpsus ja hästi palju kaotati sinna aega ja meil läks seal võrdlemisi kiiresti. Ja siis kui katse läbi sai, siis tehti mingi suur korrektuur kuidagi nendes aegades, et umbes, et korrale tunnistasid oma viga. Ja siis me lõpuks ikkagi langesime mingiks 11. või 12. tolle katsel. Aga igatahes, ma tahan lihtsalt seda öelda, et sul on mingil hetkel sul on võimalik natukene seal sättida. Üritasime natuke kavalad olla, aga lõpuks targem oleks olnud mitte hakata seda hoogu maha võtma, sõitma oma sõitu ja oleks olnud ikkagi võib-olla nagu eesmärk paremini täidetud. Ma võtan korra selle küsimuse teise poole ka siis, et kas siis tiim nagu tuleb checkpointi kuidagi kaasa teil või, et kuidas see tehniline pool? Sul on nagu see, et see ikkagi nagu rallis selles mõttes, et sa hommikul lähed oma service pargist välja või meil on see pivuäkk või laager on ju, et sõidame sealt välja ja kui on nagu laager liigub, siis meeskond samal ajal, kui sina oled katsel, liiguvad järgmisesse laagrisse, kui sa jõuad sinna kohale, nad juba kõik selle laagri üles seadnud ja sõit nagu, see ongi nagu veider see ka, et see suht sarnase ülesehitusega on see laager, siis iga päev sa lähed, sa oled justkui nagu samas kohas, kuigi sa liigud ringid, kõik see nagu laagri see paigutus on sarnane iga päev. See on siuke, ongi iga päev värked üles nagu samas mingis nagu Groundhog Day, et nagu ei saagi nagu sellest süsteemist välja. Sellega seoses tegelikult nagu füüsiliselt okei, ta on niikuinii kurnav, on ju, vaimselt samamoodi, kuidas te valmistute selleks? Ma ei tea, mul endal isiklikult nüristaks küll ära, kui ma peaks nagu päev läbi sõitma mingit kõrbe, kus mul ei ole ühtegi maamärki, mul on 0 kontakti teistega ja täpselt nagu sa ütlesid, hommikul ärkad iga päev täpselt samas kohas, tegelikult oled liikunud võib-olla 400 kilomeetrit. No hea, aga sa mõtled nüüd natuke valesti, panenud ennast ikkagi, sa oled paadunud mingi petrolhead ja võidusõit ja mõtle, sa saad iga päev, saad 100 kilomeetrit kupatada nii palju, kui torust tuleb. Nagu. No jaa, okay. See on nagu ideaalne stsenaarium, et keegi ütleb sulle 2 nädalat, saad iga päev minna ja vajutada. Nagu. See on nagu minu arust nagu palju, muidugi kõlab nagu, kui sa räägid oma naisele kodus on nüüd üliäge on, ja siis ta vaatab sulle otsa, et mis see siis ägedat on. Aga tegelikult ei ole see asi nii hull, et just see, kui sa nagu tegeled ikkagi võistlemisega, siis see on ikkagi põnev. Iga päev on sul uus võimalus, kas siis oma kohta parandada või siis nii-öelda vältida mingid jamasid, et see ei ole nüüd simmoodi, et sa istud nagu taksojuht ühe käega rooli peal ja muudkui lased 400 kilti, et sa pead ikka kogu aeg aju töötab ja alert oled kogu aeg. Selles mõttes, et see, ma ütleks, et nagu mul oli enne, kui ma läksin oma esimesele Dakarile, siis mul oli ka see hirm, et need katsed on ikka jubeda pikad seal. Aga kui sa oled seal sees, ega see aeg läheb ruttu, sul ei ole väga mingeid muid muresid, et see ongi, kui sul telefoni veel ära paned, on ju, keegi saa sind kätte, saad rahulikult, siuke puhkus, on ju, ainult alla ja kalla põhimõtteliselt, ja kaevamist on ju. Kas ilm on teil kogu aeg seal nagu full päike või oli vahepeal mingid muud ilma ka või? Ei, pigem ilm oli full mingisugune muu asi kui päike, et seal on nagu, see ilm on, aasta aega on ikkagi jaanuar, seal see kõige nagu kehvem aasta aeg seal ja siis ikkagi esimene nädal oli niisugune öösit oli see ikka 0 lähedal ja 5 ja niimoodi kraadi ja mingi liivatormid ja niisugune vastik tuuline ja niisugune jahe. Et päeval on nagu parem, vahepeal nagu päikse käes on nagu enam-vähem 15-20 kraadi ja seal tüünide kandis on nagu ilm vähe ilusam, aga ütleme, et ikkagi et seda nagu kuuma või valavuse probleemi kindlasti ei ole seal, et pigem on vastupidi. Kui me tüünidest veel rääksime, et kui palju on üldse, sa ütlesid ka, et sul ju vahepeal lähed täitsa uitad seal suvaliselt ringi, kui palju on ohtlikke olukorda tekkinud?
või kuidas? Palju, no mõtlengi, et mis on need kõige, või toome äkki mõni eredam näide, mis on juhtunud? Ei no esimesel Dakaril oli kõige rohkem neid asju, et seal oli neid videosid, kus ma ei tea, 4 korda üle katusekeere rullisime üks päev alla sealt ja õnneks maandusime ratastele ja sõitsime edasi ja siis seal viimasel päeval ka panime veel ühe mingisugusest nagu liivaluide on, nagu tekib siuke nagu lumevaal, vall või nagu vaal tekib on ju raja peal ja sealt viskas jälle üle katuse meid ja jälle maandusid külili kuidagi, aga et neid asju on ikka juhtunud, aga nüüd eelmine aasta meil ei olnud, eelmine aasta väga ei sõitnudki ja see aasta meil oli paar siukest nagu ütleme kerget napikat niukest nagu nina peale maandumist, aga ütleme, et see on pigem normaalne, et seal ei olnud midagi sellist nagu ühe korra oli jah, et nii-öelda arvan 5 kilomeetrit tunnis kiirem oleks olnud, siis oleks katuse peale maandunud, aga ei maandunud. No neid asju juhtub kogu aeg seal, aga kuna seda neid nii palju, siis sa nagu ei registreeri kõik ära, et sa oled nagu õnnelik, et see kord läks nii ja sõidad edasi. Aga selle pealt ma ikkagi natukene puudutaks seda eelmist aastat ka, teil ju põles auto maha. Mis teil juhtus üldse? Põles auto maha? Mis seal nagu taga oli, milles see auto süttis üldse? No me ei tea tegelikult siiamaani, et see lõplik põhjus on veel mingit spekuleerime, et selles mõttes meie ikkagi hüpotees on see, et seal autol oli, kuna tal oli külje pealt oli summuti välja ja sellel autol oli siis seade oli minu arust nagu väga halvasti tehtud, et eriti külma ilmaga millegi pärast just käiku alla vahetades viskas mingi jõhra leegi kogu külje pealt välja ja see lihtsalt ühel hetkel, see aasta oli kusjuures samasugustel CR7-tel nägime, ühel meestel läks samamoodi külg põlema katse ajal, aga nad jäid õigel hetkel seisma ja said nagu ära nagu kustutada selle. Et selles mõttes see ikkagi sellel autol on erinevaid videosid ka internetis liiguvad, kuidas millegi pärast see külg kipub neil põlema minema, aga meil ju siis juhtus nagu täpselt selline perfektne mingisugune olukord, et kas seal oli mingisugust, ma ei tea, keemiat ka veel külje peale sattunud, seda ei tea. Aga sellises olukorras, kui kiiresti see abi teieni jõuab, kui nagu ongi okei, auto põleb ilmselt sellises olukorras maha? Ei, see käib ruttu selles mõttes, et kui nagu katsel peaks midagi sükest juhtuma, siis see on nagu, ma arvan, et ma ei tea, 15 minutiga on helikopter kohal ja võib isegi võib-olla kiiremini, et näiteks seal on Dakaril on niimoodi, et kui ilm on halb, helikopterid seda lennates pannakse katse seisma, et sellepärast, et ei ole turvaline. Et selles mõttes ma ütleks, et nagu seal Dakaril nagu see võitslemine, on ikkagi tegelikult pigem väga turvaline, et sa oled nagu hästi kergesti, kui midagi juhtub, sul on kohe abi kohal, et arstid ja kõik muu on nagu käepärast. No aga võtame korra auto siis veel, sa rääkisid, et väga palju nina peale, külje peale, et kuidas üldse auto, kui palju te parandate autot ise katse peal või siis pigem ikka pargis? Kuidas see pool on? No sa ikkagi võimalikult vähe tahad teda seal katsel ise sättida, et meil nagu see aasta läks väga hästi, et meil põhimõtteliselt, üks asi oli jah, kui me seal eelviimasel päeval või eelviimasel päeval selle tüünides, meil on need tungid, millega saab autot üles tõsta, et rehve vahetada, aga mulle meeldib aeg-ajalt neid kasutada ka siis, kui sa kuskil on nagu kinni ja liiva sisse tõstad nende jackidega üles ennast ja siis ta kukub sulle ühele või teisele poole ja saad nagu liikuma jälle, aga seekord meil juhtus kuidagi nii ebaõnnestunult see, et ta kukkus, selle jack murdus nagu kõveraks auto alla, see nagu hüdrotung, siuke hästi pikk kaigas käib välja kõhu alt ja see läks kõveraks ja siis põhimõtteliselt juhtus see, et ta nagu ei läinud enam sisse tagasi. Me saime küll liikuma, aga sul oli siuke nagu ankur kõhu all, siis me pidime selle sealt nagu kuidagi lahti monteerima ja ülesse saama ja siis selle peale läks meil nagu veits aega, et mingi 25 minti vist umbes tegelesime selle eemaldamisega auto küljest ja kokkupakkimisega. Et see oli nagu see halb asi, aga eelmine aasta oli ikka korralik, iga päev olid käetõlised, kõike sai tehtud, et pool telge vahetatud ja neid õõtsasid ühelt ja teiselt poolt rattad alla pandud, et selles mõttes seda oli kõvasti, aga see ei olnudki enam nagu võistlemine, see oli siukene nagu lihtsalt seiklus. Et jah. Kui suur teil see tiim on, et kes ütlesid just, et sinul olid näpud õlised, on ju, kui suur teil tiim on? No see aasta oli meil, kuna me olime selle Overdrive'i tiimi osa, siis seal oli nagu väga suur tiim meil kogu laias laastus, et meil oli ju 80 inimest oli laias laastus, kes tegeles 14 autot või 12 autot oli vist 80 inimese peale. Et selles mõttes korralik, kui sa selle kõik selle ressursi ära jagad niimoodi auto peale, okei.
ja Seedil oli kindlasti, ütleme, 2 korda rohkem, ikkagi neil oli nagu ja noh, tegelikult mehaanikuid oli otseselt 3 auto kohta, aga kui sa mõtled sinna need insenerid ja logistikud ja kõik see muu juriidiline pool ja strateegiline pool sinna taha, et see oli ikkagi väga, väga suur, et noh, selle tõttu ei saagi võrrelda meie eelmiste aastate käike, kus meil oli esimene aasta olime vist 8, noh, koos mina ja Risto pluss oli siis ütleme 6 veel, jah, et aga noh, jah, et see sul peab olema nagu tugev tiim seal taga, et sa mõtlen, et kuna asju juhtub nii palju, siis peavad olema valmis, aga mõtlengi, selle aasta õppetund oli ka see, et me oleme varasemalt olnud ka sellised hästi, et põhivärk, et nagu auto sõidab kogu aeg, aga tegelikult on vaja ikkagi seal nagu tegeleda muu selle organisatoorse poolega, et meil oli isegi, ma ei tea, kämperitel oli eraldi direktor kaasa võetud, kes tegeles meie võistlejatel on kõik elavad oma kämperis, seal on meil kokku oli vist meeskonna peale, ma ei oligi mingi 12 kämperit, on ju, siis neid haldas mingi eraldi mees, kes tegeles, kõigil oleks, ma ei tea, voolud, elektrid, oleks veed olemas, et selles mõttes see kõik nagu annab lõpuks kokku nagu mingi terviku, et sa saad nagu keskenduda olulisele. Ma mõtlen just, et see kämper, mis sa, nagu ütleme, esimene aasta näiteks, kuidas te siis olite, see ööbimised ja kõik need ja mis on siis nüüd nagu siis tänapäeval? No tänapäeval, esimene, ega meil tingimused on alati suht okeid olnud, et meil lihtsalt oli oma veoauto, kus siis põhimõtteliselt on see suur kogu see töökoja osa ja varuosa pool ja siis on seal 4 magamiskohta, et 2 on kabiinis ja 2 on seal nagu kajut on seal veoautos. Aga seal meil magasid nagu mehaanikud tavaliselt ja siis meil taga oli meil Haagis, kus siis oli meie enda nagu siukene villa. Et seal oli meil nii-öelda Haagis ja oli meil siis nii-öelda voodid ja konditsioneer ja aga seal ei olnud mingit luksust otseselt, sul oli voodi ja külmkapp ja valgus ja kõik, aga noh, et ega see kämper ka mingi väga palju luksuslikum asi ei ole, tavaline nagu, ega ei ole mingi eriline tavaline, kõige tavalisemalt nagu nad on. Aga noh, see lihtsalt on üks näide, aga noh, see aasta oli meil lisaks sellele oli meil ka oma meeskonnad catering oli, et sul oli ikkagi et sa ei pea käima selles nii-öelda üldsööklas, kus saab iga päev süüa korraldajate poolt, vaid sul oli oma nii-öelda meeskonna oma, mis oli oluliselt nagu kvaliteetsem ja mõnusam ja mugavam ja kõik sellised asjad juures, et meil olid füsiod olid seal, kes iga päev, kui tahtsid, said minna lasta ennast mudida seal kuskil valus oli. Et mina käisin ainult 1 korra seal, sest Risto ütles, et jube äge on, et mine käi ka, et ma ütlesin, et no okei, ma siis lähen, aga seal oli üks leedukas oli, kes käis iga päev seal, et mehed juba ütlesid talle, et kui sa oled noor mees, et sul ei ole midagi viga, et tõesti ütles, et tal on siin peas, talle selle pärast vaja minna. Ei, aga see ikkagi praegu kõlab ju kõik nagu ikkagi päris hea puhkuse moodi. Ja ma kuulen ka ja rohkem nagu, et oleks raha, kui tea paks läheks, teeks ise ka ja väikse puhkuse seal Dakaris. Et cateringid ikkagi, ma mõtlesin alguses, mina kujutsin ette, et okei, teil on ilgelt siuke tolm on ju kuskil telgis, toitu teete võib-olla kuskil grilli peal, vaatad siuke ja nüüd, ja just, et ja siis andke ainult tuld on ju. No meil 2 päeva on jah, nii-öelda 2 katset on meil, kus oli ka see aasta oli see ikkagi see 2 ööd veetsime telgis ka siis on ju, kus ei olnud, üks oli see kronokatse, kus me pidime ise veel tegemagi oma matkaasjadega süüa ja saime nii-öelda mingisuguse militari toidupaki kaasa ja siis teine päev oli, kus pidime lihtsalt telgis magama, et toitlustus oli olemas, aga no need on, ma ütlengi, et see on kõik siuke kunstlik, et ma nagu ma võiksin teile siin rääkida, et oi, väga karm, te ei kujuta ette mehed, ma magasin 1 öö telgis, on ju, et see tegelikult ei ole, see on siuke fake, siukene, et lihtsalt, et teha seda nagu Dakari story't natukene autentsemaks või et kunagi vanasti ta oligi selline, et oligi kõik oli telkides, aga nüüd on ta ikkagi siuke nagu ega see Saudi Araabia on ka siuke, et nagu pildi peal on siuke hull kõrb, on ju, aga tegelikult selja taga on 4-realine kiirtee, et see on siukene nagu logistilises mõttes see on ka hästi suht lihtne seda Saudi Araabia liigis kogu see liikumine, et nagu ülesõidud on kõik sul kiirteel 4 rida ja lihtsalt sirged kõik on nagu joonlauaga tõmmatud, et peale meil üks legendaarne näide on see, et seal on sinna empty quarterisse sõitmine, mis sinna kõige alla nurka, et see laager, mis sinna, eelmine laager, kus sinna lähed, seal on niimoodi, et kõik juba teavad veel mehed, et siin on umbes 550 kilti sõita, selleks on 2 pööret teha. Et ei 3 on, laagrist keerad välja paremale, siis on üks ring tee paremale ja paremal ongi kohal 500 kilti, et põhimõtteliselt see on kogu nagu logistika
ja sul on see roadbook'is on ka sul nagu 3 seda lahterit ja vahepeal on lihtsalt sirge. Et selles mõttes on siuke, Saudi Araabia, jah, eks see on eraldi teema, et miks see Dakar seal on ja kas ta peaks olema ja kui kaua ta peaks seal olema, aga ma arvan, et see ei lähe niipea mitte kuhugi, et neil on tingimused on nii ideaalsed seal. Kas sa ise tahaks muidu, et see oleks originaalne Emorasuut? Ei, muidugi tahaks. Selles mõttes, et ma olen nüüd absoluutselt pigem seda meelt, et praegu on ikkagi siukene nagu steriilses keskkonnas nagu mängime sellist seiklust on ju, et me just omavahel hakkasime ka arutama, et nagu teame ju, et Dakar oli kunagi Pariisist Dakari on ju, hakkasime arutama, et aga miks see siis enam ei ole. Siis me saime hästi kiiresti lihtsa vastuse, et tegelikult see geopoliitiline olukord tegelikult ei lubagi seda ja väga suurt rolli tegelikult ju mängib seal ka see, et Saudid panevad päris korraliku papi selle alla, et seda Dakari seal korraldatakse üldse, et see mängib ka kindlasti korralduspoolest nagu rolli, et neid kulusid maha saada. Muidugi kogu organisatoorne pool, mõtle, kui seal on Sheik ütleb sulle, et nüüd teeme nii, ja meil on ju niimoodi, et kui me sõidame, meil on nagu enam-vähem kõik tee otsad on, meil on nagu politsei on teed kinni pannud, sa sõidadki nagu, kogu aeg on politsei eskort justkui nagu, et tuled igalt poolt kõik, ma ei tea, foorid ja kõik asjad on lihtsalt nagu edatakse käega, et sõitke, et see on nagu selles mõttes sükene nagu, ma ei kujuta ette ühtegi teist riiki, kus sa saad panna nagu mingi, ma ei tea, mitu tuhat meest niimoodi mööda rivi sõitma ja seal on nagu ressurssi nii palju, et seda kõike korraldada ja logistiliselt, nagu ma ütlesin, et nagu see põhiasi korraldajatel, et sul on vaja seda laagrit ju liigutada samamoodi, kogu aeg on suured telgid ja asjad ja toitlustus ja kõik see, et sul on ikkagi kiire teed, sa saad seda kõike vedada. Aafrikas oli ju, see on kõik need teede olemasolu ja kõik see olme on nagu täiesti, pole võrreldav, aga okei, see on nüüd üks asi, mis ma räägin nagu sellest nagu seikluslikul poole pealt, sportlikus mõttes loomulikult on nagu, ma ei saa öelda, et nagu üks või teine oleks nagu parem, sellepärast, et nagu sportlikus mõttes loomulikult katsed on pikad, nagu see materjal on nagu väga õige ja hea, seal on hästi palju erinevaid asju, et ei ole ainult nagu tüünid või ei ole ainult liiv või kivid, kõik on väga vaheldusrikas katse ja kõik on nagu väga hea. Et selles mõttes selle koha pealt ma ei saaks öelda, et see kuidagi nagu Dakari, see kas ta oli Pariisist või praegu, et nagu see tulemus on kuidagi rohkem ja vähem väärtune, lihtsalt see nagu osalemise kogemus kindlasti on nagu, praegu on sellisem nagu, kuidas ütleme, tänapäevasem. Siuke lihtsam ja loogilisem on ju. Nojah, et siuke oled nagu valge inimene ikkagi. Aga kui kaua te üldse nagu magada saate? Kas on see, et vahest sa ju oled mingil katsel, et kauem on mingit sukest asja ka või saate ikkagi mõnusalt? No kõik sõltub jälle, kuidas sul läheb, et kui sa nagu see aasta jällegi nagu selle aasta nagu oli siuke textbook etteaasta igalt pidi, et ei olnud ühtegi sellist nagu pikka päeva, et kui oli pikk päev, siis oli lihtsalt selle, et oligi nagu kuidagi kava niimoodi, et vist 1 või 2 päeva oli, kus me tulime pimedas nagu finišisse, et muidu olid ikkagi enam valgel ajal lõpuni ja pimedaks läheb seal tegelikult ju juba mingi 6 ajal või 5 ajal, et selles mõttes me olime nagu suht normaalsel ajal läbi iga päev. Käisite ikkagi nagu valged inimesed tööl, ütleme piltlikult. Või oligi iga päev oli, mingi 6 ajal olime üleval vist umbes on ju 6-7 ajal ja ütleme hiljemalt 8 olime autos juba sõitsime ja 4-5 olime tagasi laagris ja siis sõid ja rääksid juttu ja läksid magama ja et siuke nagu hommikul tõmbad oma tunked selga või need kombe ja lähed, et magada saab, aga ma mõtlengi, et see eeldusel, et kõik läheb hästi on ju, et esimene aasta oli ka meil kohe teisel päeval ju saime seal remontida oma seda Toyotat ja saime ikkagi jälle jõudsime mingi 12 ajal 1 ajal öösel tagasi ja hommikul on kohe vaja uuesti startida, et siis läheb nagu nii lühemaks, aga ja neid mehi, kes on nagu terve öö remontinud ja hommikul mõelda ilma magamata kohe jätkavad, et neid on ka olnud, et meil ei ole seda lihtsalt veel õnnestunud, et aga kuidas seal on, kas ütleme nii, et sa öösel remondid, sul on vist mingi kindel aeg, mis kell sa stardid hommikul või kuidas see start nagu välja näeb? No nii näebki, selles mõttes, kui sa nagu stardi järjekord on reeglina nagu eelmise päeva katse tulemuste järjekord, et kui sa eelmine päev said väga, sa pead jõudma loomulikult selle katse mingi maksimaalaja sisse oma lõpetamisega. Et kui sul on mingi väga suur probleem, siis sa ei jõua, siis põhimõtteliselt nagu, sa saad vist 2 korda, saad nagu Dakari ajal nagu nii-öelda restartida või nagu, et siis lõpuks, kui sa katsed kirja ei saa. Aga igatahes sa saad järgmine päev startida ja eeldatavasti, kui sa nii-öelda, lõpetasid kuskil 100. kohal, siis su järgmine päev stardid sükene, ma ei tea, 9-10 laagrist on ju, lõidad välja.
aga no probleem on selles, et kui sa jõuad nii hilja stardid, siis sa reeglina pead alati katse, järgmine päev pead lõpetad ka pimedas. Ehk siis nagu sul saad nagu ühe päevaga saad juba korralikult nagu sisse oma nagu tulemusega. Siis järgmine päev on sul see probleem, et sa stardid 100. kohalt, sul on mingi meeletu tolm ja traffic, millest sa pead kõigest mööda rammima. Kaotad sinna väga palju aega, pead väga palju ohtlikke manöövreid tegema. Ja siis sa jõuad veel lõpuks pimedasse ka veel, et noh, kõik need nagu jama kokku, et see on nagu tavalist Dakaril ongi see, et kui need hädad hakkavad, siis hakkab nagu, sa ei saa sellest nagu tsüklist välja, et see on nagu hästi keeruline. Okei, aga sa korra siin ise põgusalt jutu sees mainisid Toyotat. Mina olen seda Hiluxit näinud, millega te sõitsite päris lähedalt isegi Raiko juures. Aga te olete sõitnud nüüd Hiluxiga ja nüüd sõitsite selle CR7-ga. Ja nüüd oli ka Hilux. Eelmine aasta oli CR7. Ja eelmine aasta oli CR7 on ju. Mis nende kahe auto kõige suurem vahe on sinu jaoks? Ma ütleks seda, et CR7, no üks asi see, et üks nagu töötab kogu aeg, aga teine vahe on see, et see CR7-ga ta oli nagu hästi palju stabiilsem, nagu selles mõttes ta oli kuidagi see geomeetria oli hoopis teine, et ta oli selline veits nagu kart, et niimoodi kere ei vajunda väga läbi niimoodi, et Toyota nagu ma rääkisin ka seal inimestega, et Toyota loogika on ikkagi rohkem see, et nagu rallis on sul need nii-öelda kruusaseade autod on hästi vedelad on ju, et sellega nende loogika on selles, et siis on nagu see grip on palju parem, kui sa on siuke nii-öelda pehmem auto. Ja, aga noh, sõita nagu teistpidi jälle siukene naljakas, et on kogu aeg siuke tunne, et ühele teisele pole kaldu on ju, et aga see oli minu jaoks nagu suur vahe, et CR7 oli siuke palju nagu rohkem maa peal, aga see, kuidas selle nagu gripi osa on, no seda ma ei oska nagu öelda, et temaga sai ka väga okeilt sõita, aga lihtsalt Toyota põhiline erinevus on see, et on nagu tank, et kui ta nagu normaalselt hooldatud, siis ta lihtsalt sõidab ja sõidab. Okei, aga kui sa nüüd saaksid ise valida, ükskõik millise autoga sa läheksid nüüd järgmisele Dakari starti, kas sa võtaksid nagu mingi konkreetselt, et ostad mingi valmis auto või ehitad nullist ja mille põhjale? Ei, ise ehitamine, see on kõige nagu, pole isegi mõtet mõelda, see nagu sa tahad nagu lihtsalt nagu pulli teha, siis muidugi tee, aga kui nagu sellise ultimate klassi autodega ei ole mõtet tegelikult isegi konkureerima, et nende autode arendamisse pannakse ikka väga meeletu ressurss ja no selles mõttes, kuna Toyotaga võideti ka see aasta esimene, teine oli Toyota samasugune nagu meil on, siis noh, ma nagu uuesti läheks ikkagi Toyotaga, et ma nagu selle koha pealt ei kahtleks. Mis üldse kõige suurem erinevus on näiteks Virtsu masinaga võrreldes? No ma arvan, põhiline kõige suurem asi on ikkagi kaal ja ütleme nii-öelda gabariidid, et meie auto ju on 2,3 meetrit lai ja nagu ütleme, stardi kaal koos kütuse ja meestega on 2,7 tonni. Ja kilo hobujõud on põhimõtteliselt sama palju, mingi 360-80 hobujõudu, noh, see tegelikult ei ole väga suur, on ju. Eks ta paras pomm on, et ma selles mõttes nagu ei, et ta nagu mingi, kellele oma sõpradele või kellelegi ole mingit väikest sõitu teinud, on ju, siis nagu see mingi asfaldi peal kiirendus, noh, see on nagu siuke paras nali tegelikult, noh, et niisama kraunub käes, et tal on ülekannetega muidugi aetud suht nagu nii-öelda, noh, maksimaalne välja võetud selles mõttes, et 170 ongi enam-vähem tal nagu piirajas ja et noh, see aitab kaasa, aga noh, üks see põhiline võlu ongi see, et sa suudad selle 150-ga sõita nagu suvalises kohas põhimõtteliselt, et see tee olemasolu ei ole nagu väga vajalik. Aga mis selle nii raskeks teeb üldse? Mis see põhiasi on? Reeglid laias laastus, see on ka tegelikult paras nagu huumor sellepärast, et miks need autod nii rasked on see, et tegelikult autod olid oluliselt kergemad mõned aastad tagasi. Aga siis, kui Audi tuli oma selle suure projektiga, siis tehti suur reeglite muudatus, et okei, et nüüd on nii-öelda suured ratted ja kõik tehti nagu Audi järgi need reeglid. Ja Audi tegi 3 aastat oma projekti ära, on ju, aga siis mälestuseks jättis meile lihtsalt oma kõrge kaalu, on ju. Et selles mõttes nüüd on kõik autod on nende reeglite järgi ehitatud, keegi ei hakka enam nagu nüüd üleöö nagu neid reegleid nagu uuesti muutma, et tuleks jälle saaks kogu platsi jälle puhtaks lükata, et kõik peaksid hakkama uusi autosid ehitama, on ju, aga lihtsalt, et nagu see, ma ütleks, et Audi oli isegi võrreldes meie autodega oli ikkagi ülekaalus. Audi, kui meie autode tühimass on 2,1 tonni, nii-öelda ilma mitte millegita, siis nendel oli siis 2,4 või midagi siukest, mingi meeletu pommid olid igatahes.
palju te kütust üldse ühe selle etapi peale kaasa võtate? No maksimum on meil mingi 500, aga vist maksimumiga eks meil ainult 1 või 2 päeva vaja, et tavaliselt on siuke 430 ja niimoodi on nagu see kütuse kogus, millega starti lähed päeva alustad. Meie klassis on see erinevus ka, et võrreldes nagu SSV ja selle Challengeriga, et nemad peavad ja saavad katse sees ka tankida, neil on nagu väiksemad paagid kõigile, siis neil on katse sees on üks nagu refuel'i alad. Meil neid ei ole, me peame põhimõtteliselt kogu aeg sõitma ühe kogusega algusest lõpuni. Vaata, kui siis päeva lõpus võib juba päris tuntav vahe olla. Jõhker vahe. 500 kilo ikka maha sõidad, siis on juba luitest lähed palju mõnusamalt lenduvad. Ja, aga tegelikult ongi see sama, et tegelikult mis tegib on see, et sul kuna see sama asi vaata, et kui sul läheb auto kergemaks, nagu ma ütlesin, siis ta muutub jäigemaks ja siis ta tegelikult see grip nagu kaob ära, et katse lõpupoole tegelikult muutub ka auto palju rohkem nagu ülejuhitavaks, et tagaots nagu muutub kuidagi väga siukseks kergeks, et see vahe nagu hästi tunda. Meil on kombinatsioon, et refid on lõpuks kulunumad aga igatahes katse lõpu, ütleme viimast 100 kilomeetrit on alati siuke nagu paras driftimine käib. Okei, aga puudutame ikkagi seda kuuma teemat ka, räägime eelarvest natukene räägime ikkagi eelarvest, ärme liiga pikalt sellel peatu. Aga palju see pull maksab üldse, palju start maksab, palju see kogu kino üldse maksma läheb nagu sulle kui võistlejale? Suurusjärk? No ma olen öelnud, et 500,000 on umbes nagu kulu, ma arvan, nagu mis see, aga see sõltub, et see on võib-olla selline, kindlasti saaks rohkem kulutada, kindlasti saab ka vähem kulutada, selles mõttes, et ma arvan, et kui sa teed nagu siukse SSV-ga ja nii-öelda oma meeskonnaga väiksemaga, et sa ei pea tegelikult võtma enam sinna mingit hullu veoautot, et tegelikult saab ka juba mingisuguse, ma ei tea, sprinteri bussi ja telgiga saad hakkama, siis tegelikult võib-olla sa teed siukse, ma ei tea, 100,000-ga võib-olla teed ära selle, ma räägin nagu võistluskulu, pluss siis tehnika, mis sa pead sinna soetama. Ja SSV maksab täna nagu see kõige uuem Can-Am South Racingu nii-öelda poolt valmistatud päris nagu nii-öelda õige võidusõidu asi, mitte see, mis sa siit poest ostad, et see on ka siukene 140,000 maksab, et need on nagu siuksed võib-olla, kuidas ütleme, käega katsutavamad vähe realistlikumad nagu eelarved on, et suured numbrid on ikka, aga nagu ma ütlesin, et vastuseks saad ikkagi 1000 kilomeetreid sõita, et see kahjuks on, nii ta käib, et ma ise ka nagu mõtlen selle peale, et oleks Dakar nagu poole lühem, siis ma arvan, et sul oleks nagu oluliselt rohkem osalejad, et just see pikkus ja distants on see, mis nagu lõpuks teeb ta kõigi jaoks nagu nii kättesaamatuks, aga me räägime, teeb kättesaamatuks, aga samas teisipidi osalejad on ikkagi väga palju seal, et seal on hästi palju neid inimesi, kes seda ala enamus aastast ei harrasta ja siis ainult selle ühe ürituse nimel nagu elavad. Aga mis siis mõtlema korra klassid, et ala tsikliga on ju kindlasti veel odavam minna siis? Jah, tsikliga ma olen lugenud, et kui ta jällegi siuke koos vist selle tsikli ja kõikide asjadega ikkagi, ma ei tea, alla 100,000 vist on isegi võimalik nagu see asi ära teha, et aga jällegi mina ei läheks elu sees tsikliga sinna, et see on ikka nii kole maastik, kus nad peavad sõitma ja see ei ole selline, et vaatad video peale, et näed ilus liivane tee, muudku kupatad siin, et pool aega on ikkagi selline raske kivine rõve maastik, kus ei ole mootorrattaga nagu väga hea sõita. Et see aasta oli ka meie tiimis, olid see Toby Price ja Sam Sunderland, et kes on elupõlised tsiklimehed ja nüüd tulid esimest korda autoga mõlemad sõitma ja iga hommik kuulsid nende käest seda nagu, et kui õnnelikud nad olid, et nad ei pea mootorratta selga ronima ja seal, et nad olid nagu väga rahul selle, aga eks seal on kindlasti teised väljakutsed, ma ütlen, et nagu minul on nagu totaalne nagu austus kõikide nende tsiklimeeste vastu, et kus iganes neid näed, et annad teed ja tänad ette tahest, nad on ikkagi oluliselt nagu suurema väljakutse läbi teinud, kui meie siin seal vist on see füüsiline eeldus on ka kõvasti suurem. Nad ei ole võrreldav, see on nagu nende rattavendadel ju neil see füüsiline peab ikka hea olema, sa pead ikka nagu terve aja seda lenksu seal väänama ja kinni suutma hoida selle nagu kehvamaastikuga ka. Ongi hommikul ja nemad stardivad alati ennem autosid, ehk siis nagu seal ala esimene tsikkel sõidab välja, ma ei tea, kell 4 hommikul, kott pime, ma ei tea, 4 kraadi või 3 kraadi õues on ju. Sõidad 200 kilomeetrit mööda maanteed, pimedat üksinda, põristad seal, jääkülm on ju, istud seal. Siis tuleb katse, siis on nagu, seal on nagu jälle ülipalav on ju, siis on niisugune
noh, sest füüsiliselt ikkagi sul on raske kõik see asi ja siis kukud kogu aeg seal ja siis nagu ongi lõpp, noh, see on nagu see teed seda iga päev järjest on ju, sa näed, kuidas nad seal katselt maha tulevad, sest noh, tegelikult kiiremad autod jõuavad alati nendele mootorratturitele järgi. Seal aeglasematele mootorratturite järgi, siis sa näed, katse lõpu poole, et tal on veel, ma ei tea, 100 kilti minna, aga ta on juba seal nagu jahukott ripub seal lihtsalt lenksu otsas, et noh, et selles mõttes nad ei kuule, ei näe sind, sa lased neile signaali, et neist mööda saada, aga nad ongi, sa saad aru, et inimene lihtsalt ongi täiesti läbi väsinud, et ja ma mõtlen sellest, ma ise Leedus tõin kunagi tsikli endale ja siis ka, kui ma Tallinnasse või nii-öelda Pärnusse jõudsin, see oli ka tegin juba pausi iga 5 minuti tagant, siis kann oli nii läbi omadega lihtsalt, ei saanud istuda kogu aeg, oled ja Nad sõidavad ju püsti ka hästi palju, jalad peavad ikka tugevad olema selleks, et seal nagu püsti seista. Ülesõitudel näed, kuidas nad istuvad niimoodi täiesti kuidagi pool risti ja niimoodi enam-vähem ühe jala peal seisavad ja noh, eks muidugi jah. Üks päev nägime, kus mees sõitis niimoodi, et scrollis telefoni samal ajal ülesõidul nagu, et maante peal mingi 110-ga seal makskiirus, et istus telefonis, et nii igav oli, noh, sama see 500 kilti sirge on ju. Aga no ikkagi, päris õige asi ei ole, et aga te rääkite sellest tagumikust, siis sellel aastal mul oli ka mingi lõpupoole samamoodi nagu enda tagumik, no niimoodi suri ära nagu lihtsalt selle autos, et nagu valus hakkas on ja siis hakkas Risto oli juba kurt, nii vastik on siis lihtsalt tuletas mulle meelde, et kuule, et sa ei saa praegu siin üldse kurta, et nagu pane ennast nagu mootorrattori rolli, et nagu see, et sul on natukene ebamugav, et no nüüd kannata nüüd ära, et noh, et Aga kuidas teil üldse Ristoga see koostöö on? Palju te üldse omavahel vaidlete või kui hästi te nagu nii Dakari ajal kui ka väljaspool Dakari, palju te suhtlete, hästi te läbi saate? Ma ei tea, meil nagu Dakari ajal suhtleme ikka palju, me iga päev. Ei no, aga kuidas teil see suhtlus on, kuidas see dünaamika on, palju teil neid mingeid erimeelsusi omavahel on ja mingid kraaklemisi üldse tegelikult ju, te olete pikka aega koos ju? Ja, ei, pigem on vähe, selles mõttes, et ma ei tea, me oleme kuidagi toimime selles mõttes, kui me nagu siin ülesõitudel ja asjadel oleme, siis me nagu kuidagi, ma ei tea, kas mina säästan Ristot või nagu, kui nad katse ajal ta peab nii rääkima 5 tundi järjest on ju, siis ma nagu väga mingid pikki vestlusi ei pea kuidagi, igaüks on kuidagi keskendu oma mullis ja ma ei tea, kuulame võib-olla muusikat ja nii-öelda valmistume selleks päevaks ja päeval, noh, kui meil tekibki katsel mingisuguseid nagu, noh, ikka tekib mingisuguseid nagu arutelu kohti, et kus või mis või midagi on eksinud, aga veel nagu mingit sellist suurt kraaklemist või tüli nagu ei ole olnud, et selles mõttes, et nagu võib-olla ütled mõne siukse, ma ei tea, äkilisema lause, aga see läheb nagu hetkega sisse ja välja ja keskendume jälle oma olulise asjale, aga me nagu ei, noh, selles päeva lõpuks mina ei oska absoluutselt seda kaarti lugeda, et ainuke, mida ma saan, on see, et kui ta midagi ütleb mulle sealt, siis ma proovin aknast välja vaadata ja aru saada, et kas see, mis ta räägib, nagu peab looduses ka paika. Ja et selles mina ei torgi nagu sinna, et oma nina kokku võttes, et see on ikkagi tema töö seal. Aga kuidas üldse nagu see taktikaline sõit seal välja näeb või ütleme, kuidas nagu need täitsa need top tiimid siis, kuidas nendel see omavahel see võistlusmoment nagu välja näeb? Mis sa mõtled täpsemalt? Et no ütleme, kui ma nüüd, kas sinu autoga põhimõtteliselt ongi nagu, see on nagu võrdub sama, sellega võiks nagu täitsa tippu sõita ja kõik? Ja, ei, selles mõttes, et see auto, millega me sellest sõitsime, sellega põhimõtteliselt võidetigi ära esimest 2 kohta, sellega auto koha pealt ei ole mingit vahet, ilmselgelt, tal vahetati rohkem kindlasti juppe ja hooldati võib-olla nii-öelda, eelviimasele päevale pandi jällegi kõik uued asjad külge jälle, et minul nagu ei tehtud seda, aga ma ei tea, kas olekski vaja olnud, aga kuna tal oli see nii oluline, siis ilmselgelt nii-öelda, ma ei tea, hoitakse võib-olla rohkem nagu seda mingit survet seal meestel peal või mehaanikutel, aga muidu selle taktikalises mõttes, nagu ma räägin, kogu tants käib päeva lõpuks selle stardipositsiooni üle, see, et kui sa nagu, Yazid see aasta nagu, tal oli hästi palju vedas, ta võttis hästi palju riske, ta mitu korda tuli nii-öelda, et tal said tagava rattad otsa ja sõitis kuidagi välja peal lõpuni või kuskilt pani mingi hüppe nii-öelda, et nagu tema maandus jälle kuidagi nipalt-napalt rataste peale, on ju, et järgmine mees pani jälle korralikult üle katus, on ju, et selles tal nagu lihtsalt see aasta vedas, võttis palju riske, nagu tubli oli. Aga põhimõtteliselt põhitrikk on ikkagi see stardipositsioon, et sa nagu, kui sa vaatad nagu ajalooliselt nagu võitjaid, siis näiteks, ma ei tea, Peter Hansel oli vanasti legendaarne, et nagu
sõidad stabiilselt 5. kohal, sa saadki nagu lõpuks võitja, et selles mõttes, et sul ei ole vaja seda katsevõitu, et katsevõit on selline nagu nendele, kes tahavad midagi tõestada või see on natuke edevus asi ka, sest et katsevõit Dakaril on ikkagi umbes sama nagu Tour de France'i katsevõit, et see on ikkagi suur asi ja see on nagu mingisugune ka võit oma ette, aga jah, see. Kuidas seal siis lõpus see, kes esimesena finišis on, see on siis võitja või on vahepeal ka mingid punkti arvestus või kuidas see pool seal? Ei, selles mõttes, et see iga päeva katsevõit, et loomulikult kaudestatakse eraldi, saad nagu katsevõidu eest ka mingisuguseid nagu medali ja punkte antakse selle eest, aga nagu selles MM-i arvestuses sa saad nagu punkte, aga võistluse tulemuse mõttes see ei ole üldse oluline. Ikkagi nagu rallis, et liidetakse iga päev katseajad kokku ja kes lõpus nagu kõige vähem aega on kulutanud. Aga palju seal nagu aja koha pealt, versus on see, et vaatad, et siuke 6-7 sekki on juba oi, pikk vahe on ju. Palju Dakaris see oi, pikk vahe on, kust maalt juba on see, et ei saa kätte, et ei ole võimalik. Seda Dakari pool muidugi seda, et ei ole võimalik, on väga seal juhtub kogu aeg midagi, neid näiteid, kus nagu eelviimasel päeval on kõik kaardid ringi keeratud, on väga palju olnud, aga ma ei tea, ma arvan, et kui mõni minut on nagu, see on nagu väga väike vahe, et see põhimõtteliselt üks rehvi vahetus on sul siuke ala 2 minutit. Et sul on üks rehvi vahetus, siis need rehve vahetatakse ikka tihti ja selles mõttes seal ei ole nagu see, et kui nagu rallis, et kui sul on rehvi vahetus sees, siis põhimõtteliselt on su ralli nagu maha võid kanda, et seal kui su rehvid otsa saavad ja sa pead välja peal sõitma vahepeal, et siis võib-olla läheb rohkem aega, aga see, et sa mõlemad tagavarattad ära kasutad, see on nagu okei. Aga sul on palju teil rehve kaasas on? Sama nagu kaks nagu rallis, jah? Okay. 2 jah, et vanasti oli 3, aga nüüd uute reeglitega on 2, et see on tegelikult nagu, ma ütleks, et piisav, aga ikkagi saab otsa. Kas seal on ka kindel rehvi tarnja või kuidas sellega on iga üks oma? Tegelikult ei ole, aga kõik kasutavad ühte sama, et see on nagu siuke kuidagi välja kujunenud, et ei, tegelikult jah, kelle priority driveritel on kohustus olla selle samaga, et aga see BF Goodrich on seal üks tootja. Aga mis see üks tüki hind on? Ma ei tea, 700 midagi. Selle eest saab auto juba. Täna on keeruline. Jah. Siis äkki saad rääkida, mida tähendab maratoni etapp, mis see tähendab siis tiimi jaoks ja kuidas see erineb tavalisest etapist? Maraton on nagu, meil on nüüd see aastal nagu 2 tüüpi maraton, üks oli kronoetapp, mis tähendab seda, et sa sõidad hästi kaua, 2 päeva peal oli kokku 950 kilomeetrit katset, see oli nagu üks katse, aga lihtsalt, et sa võid esimesel päeval sõita kuni umbes kella 4-ni ja siis esimesse ettejuhtuvasse laagri kohta pead seisma jääma. Katser oli kuskil 7 laagri kohta vist, et nii kaugele kui jõudsid kella 4-ni seal pead seisma jääma. Me sõitsime mingi 620 kilti tollel päeval ühes jutis ja siis umbes kella 4 jäime seisma. Siis järgmine päev hommikul ärkasime kohe päikse tõusuga katse jätkus, et selles samas järjekorras nagu inimesed sinna laagrisse jõudsid. Siis see maraton etapp on nagu teistmoodi, et sul on nagu justkui 2 eraldi katset, lihtsalt selle vahega, et nende 2 eraldi katse vahel sa ei jõua öösel servisesse, vaid sa lähed sinna kinnisesse parklasse autod ja ainukesed remontitööd, mis sa võid teha, võid ise teha. Ja siis põhimõtteliselt magadki telgis jälle ja ootad hommikul starti, aga ta nagu läheb nagu 2 eraldi katsena arvesse. Okay. Et siis on nagu tiim on sul tegelikult juba nagu täiesti lõpus. Tiimi jaoks on see põhimõtteliselt nagu siuke puhkapäev põhimõtteliselt, nemad nagu sõidavad reeglina vahetavadki laagrit sellel päeval ja siis lihtsalt ootavad. Ja tavaliselt nagu juhtub niimoodi, et selle maraton katse järgselt on siis see rest day või puhkepäev, kus siis on niimoodi, et nagu piloot ja juht siis saavad nagu puhata ja midagi teha ja siis mehaanikud saavad suurema nagu remondi ette võtta. Selle pealt ongi, kaua see nagu Dakar üldse kokku kestab, palju te sõidate reaalselt mitu päeva ja palju ongi neid mingid rest daysid, vahepäevasid ja see reisimine ja kõik ka sinna juurde, kaua see Dakari pull teie jaoks kestab tegelikult? No kokku on kuskil 21 päeva, ütleme sellest hetkest, kui kodust 20-21 oli see aasta, et kui lähed nagu kodust ära ja tagasi tuled, et siis ütleme 3 nädalat on kogu protsess kokku, sellest siis nagu see reaalne võistlus on võib-olla siuke 14 päeva, et alguses ongi siukene, ütleme 3-4 päeva on siuke pigem
noh, mingid testid, shakedown'id, admin checki päevad, see on see proloog veel, et siis kui see asi nagu lõpuks pihta hakkab, et see algus ongi võib-olla kõige siuksem nagu raskem, ja noh, siis lõpuks, kui see nagu läbi sai, siis meil oli see aasta niimoodi, et põhimõtteliselt olime poodiumilt, sõitsime maha, tegime pildi ära, auto oleks Park Fermeesse, hüppasime sealt maha ja põhimõtteliselt panime autosse ja panime minema, et nagu ütlesime head aega küll võib-olla kõigile, aga no põhimõtteliselt enam-vähem peale poodiumit poole tunni pärast me olime juba tuld kodu poole, et selles mõttes, et seal ei olnud mingit, no seal oli küll mingisugused muud veel mingid tseremooniad õhtul, aga sul on nagu ainuke üks eesmärk, et saaks koju ära. Ma mõtlen, kuidas seal üldse meeleolu on, et nii enne selle võistluse ajal kui ka pärast, et kas see on nagu, noh, telklaagris on ju, kas seal käib ka mingi möll käib või kuidas seal nagu see olemine on? No möll, selles mõttes, et möll on ikka, aga nagu kui sa mõtled nagu mingisugust sotsiaalset elu, noh siis see on niuke loomulikult on, et võistlejad omavahel suhtlevad ja kõik see nagu, mul noh, ikka aegade jooksul tekib mingisugused nii-öelda sõbrad või meeskonnad, kellega sa saad nagu hästi läbi ja käid õhtuti, kõnnid nende juurest mööda, küsid, kuidas neil päev läks aga nagu mingisugust sükest nagu pidumöllu nagu kindlasti ei ole, et see on ikkagi Saudi Araabia, et see on siuke väga konservatiivne koht. Aga noh, näiteks ma tean, et seal Marokos oli meil küll, oli jah, õhtul oli viimane päev oli ikkagi suur mingi kontsert oli ja kõik siuke nagu kuskil täiesti kõrves kutsuti mingi Maroko, ma ei tea, räpistaar kohale sinna esinema, et oli nagu, oli korralik pidu jah, aga siin ei ole. Aga kuidas see publikuga on? Kas nad käivad ka nagu vahepeal, on nagu siin raja peal, et kuidas see pool? On jah, üllatavalt seda kohalikku publikut ikkagi on ja nad millegipärast nagu teavad ka väga hästi, kus need katsed nagu liiguvad, et nad suudavad ikkagi ennast leida. Ja noh, loomulikult sihukest suuremate linnade lähedal on rohkem, aga see on nagu teistpidi jällegi väga ohtlik, et seal on mingid kohad ongi niimoodi, et ega tüünid on rahvast täis ja meil läheb rada nagu meil läheb, on ju, ja ega meil mingeid linte või asju ei ole, et sul on nagu noh, väga tihti võid kellestki seal üle sõita või kuskil hästi ettevaatlik peab seal olema, et no näiteks nagu keegi kujutaks seda ette, üks katselõik, ma mäletan väga hästi, me sõitsime mingisugune kruusatee oli 5 kilti on ju, aga meil kui reaalselt sõitis mingi, ma ei tea, 50 autot sõits vastu meile selle mingi 10 kildise lõigu jooksul on ju, et mingi meeletu rahvamass tuli meile vastu. Samal ajal isegi sõidad oma katset seal on ju ja noh, et see liiklusega tee peal, et noh, et see on nagu siuke huvitavad momendid on seal vahepeal, et jah. Ega ma eeldan, et see on kindlasti rahulikum kui kunagi B-grupis, kus inimesed sõrmedest ilma ei, seda muidugi ei, sellist asja ei ole jah, et mingi hullunud nagu, aga noh, ikkagi see aasta oli ikka oluliselt rohkem minust rahvast kui eelmistel aastatel on, et ka tulevad igasugused niisama mingid Dakari fännid, kes sõidavad sinna kohale rendiautodega ja vaatavad ja noh, et neid ikkagi näeb ja eriti noh, näiteks Leedus on mingi ja Tšehhis on hästi palju fänne, et Leedu lippu suurt need ikkagi igal katsel kuskil on tüüni või mäe otsa tõmmatud ja nagu selles mõttes on nagu äge on ja no nad elavad meile ka kaasa, me ikkagi neile ka siuke nagu selles mõttes on tore. Tahaks küsida, et mis on auhinnafond, kui võidad ära Dakari? Pole aimugi ausalt, ma ei tea, ma eeldan, et see ei ole absoluutselt oluline mitte kellegi jaoks seal, et see on pigem nagu sa saad selle oma peduiini kätte, siis sa oled nagu õnnelik, et sul ei olegi rohkem varem vaja. Aga ma tahtsin küsida just selle nagu kohaliku olustiku kohta, et kui oluline nagu üldse sinu kui sõitja ja nagu tiimi jaoks on see seda kohalikku kultuuri ja kogu seda ka nagu tunnetada ja tunda, et mis see nagu eripära on, et noh, sa ütlesidki Marokos on ju sõitsite, palju see nagu olustik just nagu kohaliku kultuuri ja kohaliku inimese poolest erineb nüüd Saudis sõitmisest? No Maroko on kindlasti siuke võib-olla vähe metsikum ja nagu ütleme vähem arenenud piirkond. Aga noh, ma ei tea, ega see kohalikud inimesed on nagu väga sõbralikud, toredad nagu selles mõttes nagu, et nad teavad, mis see Dakar on ja nagu pigem on siuke hästi nagu toetavad aga noh, nad ei ole kindlasti võib-olla sellised nagu eufoorilised nagu mingi Lõuna-Ameerika inimesed, et hüppa sulle kaela, et nad on ikka reserveeritud nagu, aga noh, nagu sõbralikud, et nagu ei ole kellegagi kunagi mingid negatiivsed kogemust olnud. Palju tüünidel sõitmine erines Marokos ja praegu nagu Saudis? Ise tunnetad, ei tunneta nagu vahet? Ei noh, eks nad on ikka natuke erinevad, aga seal on jällegi tüünid nii erinevaid nagu liike nendel, et see noh,
Marokos ma ütleks, et need kohad, kus me oleme käinud, et seal on pigem liiv on nagu võib-olla natukene pehmem, selline õhulisem, ütleme niimoodi, et seal ja Saudis on seda nii palju erinevad, aga seal on, ongi, osad on sellised nagu hästi lauged ja kiired ja see miljon erinevad 50 shades of sand, et seal on nagu väga palju erinevaid neid asju. Okay. Aga võtame Dakariga kokku selle asja nüüd või? Ma arvan, tõmbame Dakariga joone alla, teeme veits siukseid kiireid küsimusi ka siia lõppu ja siis me paneme su rooli ka siin lõpus veel, saad natukene teha seda, mis sulle meeldib, ehk siis kiiresti sõita, väga kiiresti selle Fiatiga ei sõida, aga ühesõnaga tegime sulle siuksed nagu kiiremad küsimused, kus väga palju mõelda ei ole vaja, aga me tahame ausat vastust. Okay. Ehk siis, kui me nüüd Dakari jätame kõrvale, kas sa oled mõelnud muude off-road sarjade peale? Paha tuhat on World Rally Raid Championship, on ju. Kas sa oled mõelnud nendes ka osalemise peale? Ikka, jah. Aga miks ei sõida? Ei, selle paha tuhandega ma tegelikult seda Ameerikas olen väga palju mõelnud, aga sellega ma olen nii palju arvastanud, nagu olen selle koha peal rääkinud, sama Toby Price ja seal veel mingid, kelleks on seda varem teinud. Nad ütlevad lihtsalt, et see on nagu nii palju metsikum kuidagi see ala, et see on nagu siuke veits ameerikalik kauboi värk, et nagu ikka rammitakse ja üksteist siukene nagu hästi kontaktisport ikka. Ja pidi olema selline, et meil on siuke nagu tsiviilne siukene tegevus, see pidi siuke vähe raju olema, et see ütles, et see pidi olema hästi siukene nagu väga erinev ja ma ei ole kindel, et see erinev on just see, mida nad nagu heas mõttes mõtlevad. Et aga ei selle World Rally Raidi, selle MM-i poole loomulikult ma olen mõelnud, et aga see ongi see, et see sari koosneb ju Dakar pluss veel hunniku Eestis on ju, et siis sa põhimõtteliselt pead sulle Dakari kulu enam korrutama 3-ga, et sa tahad seda nagu kaasa teha, et praegu tegelen selle motivatsiooni leidmisega, et see ei ole nii lihtne. Aga ideaalne Dakari masin sinu jaoks? Pigem Toyota või midagi muud? Praegu ma küll ei näe ühtegi muud, peale Toyota. Kui sa saaksid järgmise 5 aasta jooksul ühe suure autospordi unistuse täide viia, siis mis see oleks? Veel üks asi lisaks Dakarile, ma arvan, et ma olen pikalt mõelnud ka selle, mis on East African Safari Classic, kus need Porschedega sõidavad seal Keenias. Et too on ka ükskil nimekirjas mul. Tundub põnev. Mis meil siin veel on? Meil on 2 küsimust veel. Mis on see üks asi, mida Dakari ralli sulle õpetas, mida tavaelus kunagi unustada ei saa? Mingi eriti magus eluõppetund. Ma mõtlen. Eks see on nagu ikkagi need samad õppetunnid on ikkagi, et kui sulle kõik ütlevad, et see on nagu halb mõte, siis ta tavaliselt on ka. Kas sinu jaoks pigem on see Dakari sõitmine iseenesest juba saavutus või sa pigem sihid ka poodiumit, et on unistus ikkagi Dakari võit koju tuua? Ei, ma ei tea, ma nagu läks sammult, et praegu ma arvan, et järgmine etapp peaks olema ikkagi nagu esikümnesse proovida sõita. Et ma nagu arvan, et see ei ole võimatu. Võit ei ole ka võimatu kindlasti, et nagu ma näen, et seal põhimõtteliselt 55-selt veel mehed sõidavad seal esikohtadel, et mul on enam 20 aastat aega veel nagu harjutada, et selles mõttes ei ole ka nagu võimatu, ma arvan, stsenaarium. Pigem on küsimus, et kas ma olen nagu nii ambitsioonikas, et mul ikkagi päeva lõpuks on nagu, see ei ole mul nagu mingi siukene nagu elu eesmärk, et või nagu kõige mingi olulisem asi, et ma olen nagu mõtlesin, et see on nagu rohkem selline et mingi meelelahutuspäeva lõpuks ikkagi, et kuidas tegeleda mingi toreda asjaga, et see, kui sa hakkad seda võitu püüdma, ma arvan, et see on muutunud natuke siukseks nagu ma ei tea, eesti keele sõna on aga obsessiv, et sa oled selline nagu muust ei mõtlegi ja sa nagu kõik muu pead ohverdama selle nimel, et ma nagu kõik selleks nagu päris valmis veel ei ole. See on ikkagi rohkem nagu see... Võib-olla kui mingi sügavas kesk- ja kriisis, kui nagu kõik muu oled juba ära põletanud, et siis on nagu see on veel vaja ära teha. Veidi siuke Serderiidi see vibe, et vana käib ja põksub rahulikult oma vertsu kaasa ja aga vaat selle Serderiidis asjaga ma nagu lähen natukene, see mind häirib, sest kunagi esimesel Dakaril olin siis kuskilt
Delfi kommentaaris keegi kirjutas minu kohta ka, et see on mingisugune Serde Riidise sugune vend. Et nagu ma kindlasti seda ei arvan, et ma olen nagu mu eesmärk on kindlasti ikkagi nagu sõita võidu ja olla seal nagu eesotsas on ju lihtsalt, et selle vahega, et nagu võib-olla, jah, ma saan aru, et 12. koht tundub võib-olla, et nad WRC-s polegi nii palju osalejad, on ju, aga meil on stardis üle 60 auto ja see ongi nagu, see on nagu, seda ei saa võrrelda nagu neid kohtasid, et see nagu, ma tahan öelda, et nagu, ma ikkagi nagu nalja ei lähe sinna tegema kindlasti, aga lihtsalt, et see esikoht on nagu, see on päris suur tükk. No kindlasti soovime edu järgmiseks aastaks, hoian pööl, et kas teate ka juba, millal järgmine aasta kindlasti Saudis jälle või ei ole kindel veel? Igal juhul kand Saudis jah, aga ma arvan, et iga aasta on seal jaanuari esimesel päevadel hakkab pihta, et aga ma ei ole kindel, kas ma lähen järgmine aasta, aga see selleks, et see on veel nagu pigem kahtlane. No jah, aga ma igal juhul, varem hiljem ikka lähen jah, aga lihtsalt järgmine aasta on kahtlane. Okei. No aga paneme siis Simus proovile, vaatame, mis aega siis ringkal sõidame. Meil on siin 1.28, on praegu kõige kiirem aeg. Fiat 500 natuke rinka seades ja vaatame siis. Mitte lihtsalt Fiat 500, abar. Mis see muidu on? Veego ring endine. Porsche ringrajal. Porsche ringi. Okei, seda ma vähemalt tean. Tuttav ring. Aga paneme klipi siia siis, kuidas ta sõidab ringi. 1.28 peab päris hea asi olema, et päris elus on ikkagi okei. Jah, proovime. Paneme proovile. Jah, paneme proovile. No, kuidas oli siis sõita Veego Audro ajal? Väga lahe oli, aga ma ütlen, et kuna ma ei ole nagu väga palju harjutanud, siis on kõik nagu väga võõras, aga selles mõttes, et kogemuse mõttes oli huvitav. Sa mõtlen ka, aeg on ju 1.29, 0.86, 3. koha tõmbasid praegu. Nii et ma ütlen, aga kui palju sa selles mõttes Simu üldse nagu varem sõitnud oled? Ei, ma ei ole nagu, ma räägin, mul vennal on mingisugune kodus, ma olen mingi paar korda olen sõitnud, aga nagu mingi ala kokku elus võib-olla pool tundi, et ei ole rohkem väga keerutanud. Aga kas see tekitas sulle sükse emotsiooni ka, et võib-olla vaadata iseendale koju simulaator? Ei. Ei olnud seda ei tulnud, jah? Ei tulnud, et ma räägin, ma olen nii ära rikutud, et see on nagu ikkagi, mulle see päris asi meeldib veel rohkem, et aga ei, mõtlen, et nagu äge on kindlasti see, mõtlen, et see e-sport mulle kindlasti tundub nagu äge alternatiiv, mida nagu harrastada, aga lihtsalt, et ma ise olen kindlasti selles halb. Ei, väga hästi tuli, poodiumile tuli meie poolt väiksed meened ka sulle, mütsid, aga aitäh sulle ja oli väga meeldiv. Aitäh!